infot on kodulehe peal kõik üleval ja registreerida tuleb. Ja peale seda tuleb mängida siis olemasolevatel väljakutel ette nähtud radasi. Eelnevalt tuleb kindlasti aeg kinni panna, seepärast et väljakutel võib juhtuda, et on mingi üritus, et ei saa mängida ja ei saa rajale minna. Pluss sellele on tehtud lisarajad. Üks on plaanil, see on siis Läti poole või peale Munamäge kohe. Üks on Haanemäe talus, see on Haanja kõrval päris olemas ja siis on Rõuges, kus on mõned rajad olemas. Üks on Hiiumaal, et kokku on 18 rada ja kui seda ei pea mängima korraga. Ja seda saab mängida siis kas 1 hooaeg, 2 hooaega, 3 hooaega. See ei ole tähtis, aga kui on läbitud ja kõik pitsatid peale saadud, iga raja kohta tuleb pitsat või on pitsat. Ja siis, kui on see mängitud, siis see info tuleb meie inimeste kätte ja saadetakse talle sertifikaat pluss sellele palli märkimise medal. Nii on see mäng. Ja muidugi see eesmärk on kõige põhilisem, et tutvustada Eesti maad. Kui ilus on Eesti maa, kui me liigume niimoodi, vaatame natukenegi ringi, mitte ei kihuta ja ei kasuta ka muidugi neid maataludest pakutavat teenust, mis on väga suur asi, mis aitab Eestile igati kaasa ja kõige rohkem toob lähemale meid üksteisele. See on väga tähtis. Mina arvan, et golf on sotsiaalne. Golf ei ole ainult karikate peale mäng, vaid golf on sotsiaalne ja see on minu jaoks väga tähtis. See mõte tuli, nagu ma mainisin, et 2009 või ma sain teada tänu Austraalia sõbrale, sain teada, et see seal on, aga miks niimoodi ma oma sellist ümmargust tähtpäeva tähistasin sellepärast, et ma sain väga tõsise kogemuse, kui ma sain 50-aastaseks. Inimesed ümber laua, kõik kiidavad, kui ma neile otsa vaatan, ma tean, mis neil kõigis peas on ja ma mõtlesin, et ma neid niisuguseid ilukõnesi ma ei taha kuulata. Ja ma võin ise ennast üksinda kiita, mängides 2,5 päeva Austraalias seda pikka rada. Ja nii see läkski korda tänu muidugi sõpradele Austraalias. Aga see oli tõsine ettevõtmine. Tunne oli see ja praegu ka veel, et tore, kui mul on sõpru ja tuttavaid inimesi. Muidu poleks seda ma oleksigi jäänud heietama oma ette ja joonistama ja kirjutama oma mõtteid sinna paberi peale, et ei ole vaja mingit administratsiooni teha ja nii edasi, see paber, mis on olemas. Ehk ma olekski jäänud selle juurde nii kaua, kui ühel päeval lihtsalt enam ei suuda mõeldagi seda. Aga unistused ikka jäävad. Aga nüüd on see tehtud ja loodame, et ta saab nagu tiivad külge, et ta hakkab vaikselt liikuma. Ei ole loota, et ta järsku hakkab arenema. Aga me oleme Valluga arutanud ja teistega siin, et see arenguprotsess on pikaldane täpselt nii, nagu selle golfimängust aru saamine. Meie inimesed selle asemel, et nautida golfiväljakuid, loodust, katsuvad juurida rohtu ja lilli ja mättaid ja kõiki asju. Et see mäng on natukene teistmoodi, aga see golfikultuur paraneb.